Vau. Kõigepealt tahan ma öelda, olla siin kell 21.30 õhtul pärast 3 päeva ja näha, et saal on endiselt täis, on tunnistus sellest, kui erakordne konverents see on olnud. Kiitus kõigile, kes selle korraldasid. Ja pean tunnistama, et ma tegelikult ise palusin seda paneeli modereerida, sest just see ongi see, mis on meid edasi viinud. Ja ma tahan lihtsalt, päriselt, korraks tuua ühe talmudistliku loo. Mõned teist teavad seda. Kui ta seisis Sagivas turuplatsil, küsis rabi Barucha Hoosast Elijalt, kas keegi rahva hulgast on määratud taevasse, Shamaimi. Elijah ütles alguses ei. Kuid kui 2 venda möödusid, osutas Elijah neile ja ütles, et neil on kindel koht pärast surma. Rabi Barucha jooksis vendade juurde ja küsis, millega te elatis teenite? Nad vastasid, me oleme naljamehed. Kui me näeme kurbi inimesi, siis me rõõmustame neid. Ja kui me näeme 2 inimest tülitsemas, siis kasutame oma huumorit, et nende vahel rahu teha. Nüüd, pärast 7. oktoobrit oleme me kõik siin olnud väga kurvad. Kogu riik on olnud kurb. Me ei suutnud päriselt uskuda, mis oli juhtunud ja et me oleme oma suveräänses riigis ning see juhtus ikkagi. Ja ometi olid need Johai ja Ammi ning nende sarnased inimesed, kes aitasid meil sellest läbi tulla, nii et aplodeerime neile. Me läheme taevasse. Me läheme taevasse, kallis. Mitte praegu. Mitte praegu. Veel mitte nüüd. Muide, mõned tühjad kohad, tahtsin lihtsalt öelda, et mõned tühjad kohad, lihtsalt tahan teada, siit paistab päis olevat. Miks, kui püsti tõused? Tühjad kohad. Ja ka see inimene ei plaksutanud. Miks, härra? Plaksutage, kui te näete, kuidas kõik on juba oma uneajast üle. Mõned inimesed siin on 90-aastased. Nii et las olla, see on okei. Kuulame, nad on 3 päeva konverentsil vastu pidanud. Olgem tänulikud. Jah. Okei, alustame siis sellest. Ami, sa tead, juudi rahvas on läbi elanud nii kohutavaid tragöödiaid. Kuidas on võimalik, et me ikka veel naerame? Noh, just nii me sellest läbi tulemegi, eks. Kui hästi. Ja kui sa suudad selle üle naerda, siis saad sellest ka läbi. Põhjus, miks me oleme komöödias nii head, on see, et kahjuks tunneme tragöödiat liigagi hästi. Aga iga pimeduse järel tuleb valgus. Ja meie ekspert, meie salarelv on valguse leidmine. Me oleme orlakoim, valgus rahvaste seas. Ja mõnikord on see valgus nali. Jah, täiesti kindlasti. Ja anda parem vastus. Ma ei küsinud seda sinult, aga palun räägi edasi. Sest tead, inimesed ootavad õiget hetke, et naerda, kui neil on see privileeg olemas. Ja juutidel pole kunagi olnud seda hetke. Nii et me peame vahel naerma. Me harjume julmuste üle naerma. Sealt see nende must huumor tuligi. Kas see oli parem? Kogu austusega? Jah, oli küll. Poisid, te võib-olla ei saanud inglise keelest aru, aga see oli inglise keel. Ma tahan küll. Kas me korraks inglise keelele tähelepanu pöörata? Jaa. Olgu. Nüüd teed sa komöödiat keeles, mis ei ole sinu oma. Mida ma ei räägi? Täpselt. Keeles, mida sa ei räägi. Ma ütlen inimestele alati, et tead, ma ei ole heebrea keeles nii naljakas. Ma olen naljakam inglise keeles. Sa oled muutunud väga naljakaks keeles, mis ei ole sinu emakeel. Kas sa oled inglise keeles naljakam kui heebrea keeles? Ma tegelikult ei tea, sest ma ei kuula. Asi on selles, et ma sain aru, et minu rahvas vajab mind üle kogu maailma. Nii et ma pean oma etenduse tõlkima inglise keelde, et esineda kõigile juutidele, mitte ainult heebrea keelt kõnelevale publikule. Ja ka dollar oli 3,2, kui ma alustasin. Ja see on lihtsalt nii, ma olen alati unistanud seda teha. Aga minu unistus oli teenida dollareid. Kui ma hakkasin dollareid teenima, siis dollar tegi enesetapu. Ma olin nagu, võt selle pärast siis. Tead, mis on teie 2 juures huvitav on see, et te olete mõlemad ülimalt naljakad, ülimalt edukad koomikud, aga teil on tegelikult väga erinevad vaatenurgad. Sina lähtud sellest, et naerame vihkajate üle. Ja sina lähtud sellest, et armastame end natuke rohkem. Räägi mulle natuke, ma mõtlen, sinu imitatsioonid on suurepärased. Meie, ma mõtlen, kõik, kaasa arvatud Trump, on sind minu arvates retweetinud. Räägi meile natuke sellest, mis sind inspireerib näiteks hetkeks Tucker Carlsoniks kehastuma? Sa võid selle vastu võtta?
see on JNS-i konverentsi teema. Rahva seas helisevad telefonid. Me peame neile õpetama, kus on välja lülitamise nupp. Ma ei jõua ära oodata, et seda näha. See oli Tucker, kes helistas. Keegi Mossadist. Miks nad räägivad minust laval? Ma tean, mida te tahate, inimesed. Ma tean, mida te tahate. Nii et küsimus oli, mis inspireerib mind Tucker Carlsoni juures? jah, ja Candice Owens ning kõik teised ka. Nali kirjutab end justkui ise, aga mida ma ütlen, on see, et huumor on väga tõhus vahend inimese olemuse paljastamisel. Kas me lihtsalt võtame selle vastu? See on uskumatu. 2 korda. Oota hetk. See on see väljalülitamise nupp, see on iPhone. Lihtsalt vajuta seda. Just nii. Siin see on. Johai. Me anname JNS-ile energiat. On mul õigus? See on sulle. Muide, aitäh sulle selle eest, mida sa teed. Suur tänu, tõesti hindan seda. Sa ei pea seda kastma, see on plastikust. Nii et komöödial on võime vaigistada vihkajaid ja mobiiltelefone. Aga tagasi küsimuse juurde. Komöödia. Teatud mõttes on naer nõustumise vorm. Jah, sa võid inimestele terve päeva midagi rääkida, aga kui sa neile midagi näitad ja nad naeravad, siis nad nõustuvad sinuga millegi osas vaikimisi. Mõnikord on see lihtsalt naljakas tähelepanek, millega me kõik samastume, millega me kõik ühendume ja see paljastab inimese olemuse. Kui inimene on fooruslik, siis sa liialdad seda jäljenduse abil, naljanumbri või video. Ja see toob esile tema vooruse, tobeduse või ekstsentrilisuse. Kui inimene on pahatahtlik, manipuleeriv, kuritahtlik, siis selle taktika rakendamine tema suhtes paljastab samuti midagi. Toob midagi kõigile nähtavale, isegi tema toetajad. Ma saan palju sõnumeid inimestelt, kes ütlevad, et tead, olen tegelikult Tuckeri fänn, mulle meeldib Candice, aga see on lihtsalt naljakas. Ja see ütleb mulle, et on olemas tõhus viis neid asju kasutada, et valgustada nende tõelist olemust. Ja taktikaid, mis meie ees toimuvad nende puhul. Ja selle absurdsust. Absurdne, täiesti absurdne. Tõesti hindan seda ja see on sulle. Aitäh sulle kõige eest, mida sa teed. Teete. Te olete nii helded, ma räägin inglise keelt. Johai, sul on tõesti, mida sa ütlesid? Ma räägin inglise keelt. Johai, sa kehastad kogu Iisraeli mehe olemust. Sa oled Sefiard, sa oled Ashkenaz, sa oled see, sa oled too ja sa oled kogu maailma läbi käinud. Põhimõtteliselt inimeste silmis tead, keegi ei saaks aru, et oled juut. Loomulikult, mitte ühtegi sümbolit. See on Prantsuse letist, see on kõige väiksem, mis meil on, nii et ma vabandust. Sul on mitmekesine publik, kui sa ringi reisid. Mis on kõige raskem olukord, milles sa oled olnud, kui sa teed komöödiat üle maailma? Ma ei tea, kes just raske, aga väga eriline hetk oli mul Berliinis. Jaa. Mul oli seal ihukaitsja, sest mulle on esitatud eluohtlikke ähvardusi. Vau! Jah, mitte sellepärast, mida ma ütlen või võib-olla sellepärast, et sa tead inimesi. Nii et mul oli enne etendust ihukaitsja, ta tõi mulle toidu tuppa, isegi kui see oli nii. Ja ta kontrollis, et see ei oleks mürgitatud. Jah, ta maitses seda kõigepealt. Sellised asjad. Issand jumal. Asjad, mis mulle meeldivad, lood, mida ma ei teadnud, et antisemitism võib nii kaugele minna. Lood, mida minu vanaisa meile rääkis juutide vihkamisest minevikus, olid tõesti kurvad. On kurb, et ma tahan inimesi lõbustada ja mul on selleks ihukaitsja. Lihtsalt mõelda, et keegi üritab sind tappa, kui sina tahad lihtsalt inimesi naerma ajada. Täpselt. Ja. See on lihtsalt kurb. Aga pärast etendust oli hea etendus, ma ütlen enda kohta. Mulle ei meeldi endast rääkida, aga ma ütlen ausalt, see oli tõesti hea. Inimesed naersid, oli tore aeg. Aga pärast etendust me surusime kätt, mina ja turvamees. Ta oli tore tüüp ja ta ütles mulle, ma tahan sulle saladust rääkida. Ma olen tegelikult palestiinlane. Vau! Ja ma ütlesin talle, aitäh, et sa ootasid etenduse lõpuni, et mulle seda öelda. Aga see on rahumärk. See on hea. Jah. On hea tunne teada, et me saame koos töötada, me saame koos eksisteerida. See on ikka veel lugu, mille sa saad välja mõelda. Sa tead, et palestiinlane on Iisraeli mehe, juudi, ihukaitse Berliinis antisemiitlike natside eest ja sa oled kogu selle aja olnud palestiinlane. See on hämmastav. Ma kallistasin teda, tegime selfie ja ma tundsin end tõesti hästi, et tulevik võib olla helgem.
absoluutselt. ma ikkagi läksin haiglasse maoloputust tegema igaks juhuks, aga lihtsalt kindluse mõttes, saad aru. Aga noh, ma usun seda, me võime uskuda, aga ma ikkagi tahan elada. Aga tulevik on olemas. Tulevik on olemas. Nii kaua, kui haigla on lähedal, on tulevik olemas. Nüüd. Ma tahan sind millegagi üllatada ja vaadata, mida publik ütleb. Teid mõlemaid tuntakse selle poolest, et teete jäljendusi ja ma tahan teilt küsida, kas ma võin neile lihtsalt ootamatult midagi peale suruda ilma ettevalmistuseta? Kas me võiksime teha midagi natuke teistsugust? Teraapiaseanss siin Donald Trumpi ja Bibi Netanyahu vahel, kes on selle poolt, kes tahaks seda näha? See on, ma ei tea. Jah, ma pole kunagi. Sina saad olema mina, kallis. Ma tegin seda. Kallis. Sa pead tegema BB-d ja mida? Me kõik teame, et armee suudab Trumpi teha. Me kõik teame seda. Palun pange YMCA muusika mängima. Hästi, hakkame pihta. Me peame istuma lähemale, siis on meil vaja paari, kes... Baariteraapia. Hästi. Praegu mitte, kallis. Üldse mitte. Aitäh, president Trump, peaminister Netanyahu. Aitäh, et tulite. See on olnud raske nädal. See on olnud tõesti raske nädal ja me tahame... Ma arvasin, et teraapia on demokraatide jaoks. Vabandust. Pehmod, woke liberastid, nii ma arvasin. Aga ma ütlen, et me võime seda teha, kui sa tahad. Ma arvan, et me teeme seda. See nädal on olnud raske ja Ameerika-Iisraeli partnerluse tulevik sõltub praegu tõesti sellest suhtest. Ja kõigepealt olen ma väga tänulik, et te mõlemad otsustasite siia tulla. See on esimene samm. Ja et otsustasite oma erimeelsused avalikult välja öelda. Leiame viisi, kuidas proovida see kunagi ilus suhe taastada. Nii et president Trump, kui ma võin teid Donaldiks kutsuda, kuidas te end praegu tunnete? Teate, ma ei ole rahul. Ma ei ole rahul. Teate, alguses Piips ja mina me alustasime väga tuliselt. Ma tean. See oli nii kirglik ja intensiivne. See oli hämmastav. See oli suurepärane. Me surusime kätt. Ta lasi mul oma kätt edasi-tagasi kõigutada. See oli ilus asi. See oli ilus asi. Me tegime alguses koos suuri asju. Nagu paljudes suhetes. See oli rohkem vaimustus. Teate, ta nägi hea välja ja mina nägin hea välja. See oli kuum. Nende kätega ma garanteerin sulle pole mingit probleemi. Me tõime raha sisse. Me tegime kõiki neid suuri asju. Ma viisin saatkonna üle. Ema, Bibi on mulle kogu meie suhte jooksul öelnud. Ma tahan kolida. Ma tahan kolida. Ma tahan kolida. Ma ütlesin, okei, kallis, kuula, me kolime. Ma luban. Ja ma tegin seda. Viisin saatkonna Jeruusalemma. Ma kavatsesin ehitada veel ühe hoteli juurde. Meil oli kõik need plaanid. Mul on Cherry. Ma tegin oma tütre sinu pärast juudiks. Ma tegin seda. Ja Donald, millal sa tundsid, et asjad hakkasid muutuma? Tead mis, mul on kõik need teised lapsed koalitsioonis, eks, ja ma üritan neid rahustada. Ja ma ütlen Pipsile kogu aeg, et vaata, nad on nagu väikesed beebid. Nad on woke, eks, nad on hullud, nad on kergelt alaarenenud. Erivajadustega koalitsioon. Ja me peame neist rääkima. Me peame seda tegema, aga ma arvan, et ma andsin palju. Ja ma arvan, et ma ootan natuke, kuidas seda nimetatakse, hakarat hatov. Ma arvan, et me vajame natuke hakarat hatov. Ma olen teinud selle riigi jaoks palju rohkem kui ükski teine president. Ja ma lihtsalt tahan, et mind austataks. Ja ma tahan, et sa teeksid mulle võileiva. Peaminister Netanyahu, ma võin sind kutsuda Bibiks. Kas sa tunned, et sind pole piisavalt hinnatud? Kuidas sa end praegu tunned, kui kuuled, kuidas Donald räägib probleemidest, mis tal sinuga on? Kõigepealt tahaksin õnnitleda selle stand-upi puhul kõiki, kes täna siin on. See härrasmees siin, hoolimata kõigist neievahelistest konfliktidest, on ikkagi Iisraeli parim sõber läbi aegade. Aga ta peab meeles pidama, et see, et teda on 3 korda üritatud maha lasta, ei ole teda tapnud. Nad ei tapnud teda, sest ta töötab välja valitud rahvaga. 3 korda tulistati teda Ameerika suurima peaga, mis kunagi on olnud vastu. Mitte lihtsalt suur, vaid roosa ja kollane suur. See on nagu poksibanaan, suur pea. Ja nad ei tabanud tema pead. Sest Jumal töötab koos meiega. Ta peab teadma. Nii et Jumal päästis ta Iisraeli pärast. Kas sa arvad nii, peaminister? Kui sul on mingi muu seletus, kuidas Kennedyt tulistati liikuvas autos,
ja see inimene selle suure peaga riivas tal vaid korra kõrva. Mul on suur pea, sest mul on suur aju. Sellepärast mul ongi suur aju. Mul on parim aju, olen väga stabiilne geenius. Ja ma arvan, et Jumal töötab juutide heaks, aga ta töötab ka minu heaks. Ma rääkisin Jumalaga, me rääkisime sellest. õige. Ja me rääkisime sellest ja Bibi, kas sa tunned nüüd, et ta on sinu vastu veidi vaenulik olnud? Absoluutselt. Ja ma ütlen sulle, ainus asi, mida ma tõesti hindan, on see, kui sa lõpetad mind hulluks kutsumast. Sa ei kujuta ettegi, kui solvav see on, kui keegi nagu tema kutsub sind hulluks. Kas see teeb sulle haiget? Yeah. Neid hulluks kutsuda, see on kompliment, kallis. Mulle meeldivad hullud, mulle meeldivad psühhopaadid. Tõesti? Hull. Muidu oleksid sa nii igav. Pole midagi hullemat kui igavus. Ma mõtlesin seda komplimendina, kallis. Millest sa räägid? Võib-olla on probleem hoopis erinevas kultuurilises suhtluses. Jah, tema suhtlus on väga otsekohene. Tema ütleb, mida ta mõtleb ja mina ütlen, mida ma ei mõtle. Võib-olla see ongi probleem. Me peame hakkama ausalt rääkima ja ütlema, mida me mõtleme. Tead, mina joonen purju ja säutsun öösen. Järgmisel päeval säutsun midagi muud. Sa võid ka nii teha. Miks sa ei tee nii? Kasuta rohkem suuri tähti. See on ilus asi. Sa tead? Ma arvan, et me peame Iraaniga kokkuleppe tegema ja võib-olla hävitan Iraani. Vaatame, kuidas ma hommikul tunnen. Kui mul on kõht tühi, siis teen seda. So saad aru? Iraan oli minu projekt nii palju aastaid. Iraan, ma räägin sellest. Tema võttis kogu au endale ja mina andsin selle talle. Ma avasin talle võimaluse seda pommitada. Ei, meie, sa ütled ilma Ameerikata, ilma Iisraelita. Sa tead, Mossad lasi teisel pool maailma peeniseid õhku. Nad räägivad piipritest, eks? Sa räägid piipritest. Samuti, Tead, juudid on ümberlõikamist teinud juba kaua aega. Sul oli selles kogemus, mis oli väga muljetavaldav. nii me ütlemegi. Tere! Ma tegin seda oma lapselaste jaoks. See oli ilus simha. Meil oli peegelid ja lõhe. See on uskumatu. Kuule, järgmine kord, kui sa mõne hoone õhku lased, lase mul Trump Toweri uuesti üles ehitada. Kas saame nii teha? Me saame seda teha. Me saame seda teha, tead mis? Ma arvan, et me lepime praegu ära. Bromance tuleb tagasi, daamid ja härrad. Hakkame pihta. Mina olen Gisrael Hai. Teeme Ameerika taas suureks. Teeme ära. Hakkame pihta. Okei. 1, 2. Nende kätega garanteerin sulle, et pole mingit probleemi. 3, 2, 1. Beebi, ta on staar. Oh, fantaasia. See on okei. Võib-olla oleksid pidanud tal võita laskma. Võib-olla peaksime mõtlema, Nüüd ma ei ole rahul. Ta lihtsalt võitis mind käe surumises. Rohkem rahastust ei tule. unusta ära. Ainult üks viimane asi. Jah, me räägime sellest enne, kui laseme neil headel inimestel minna. Jah, härra. Ta räägib oma naisega. Jah, härra. Jah. Melania ei helista mulle kunagi niimoodi. See. Jah, härra. Üks hetk. Veel 5 aastat. Jah, härra. Jah. Veel 2. Jah. Olgu. Tead mis? Kuidas sa nii kaua võimul oled püsinud? Mul on vaja 3. ametiaega. Kas saad mind sellega aidata? Sa pead lihtsalt ütlema, et oled ainus demokraatia Lähis-Idas. Olgu. Ja siis 20 aastat. Ameerika Ühendriigid on ainus demokraatia Lähis-Idas. Veel 4 aastat, sain aru. Enne kui me lahkume ja laseme neil headel inimestel minna ja midagi süüa, nad on nüüd juba 11 tundi näljas olnud. Ärge hoidke juute kinni ja laske neil võtta klaas veini, et natuke lõõgastuda. Ma tahan, et lõpetaksime teraapia millegi positiivsega. Üks asi, mida te üksteise juures armastate. Lõpetame positiivsel noodil. Tead, mulle meeldib, et Bibi armastab mind. Tõesti meeldib. Ja mulle tõesti meeldib see, sest mulle ei meeldi miski rohkem kui inimesed, kes mind armastavad. Ja Bibi on mind alati armastanud ja mulle meeldib see. Nii et ma armastan sind. Yochai Bibi. Bibi, üks asi, mis sulle Donaldi juures meeldib või mida sa tema juures armastad? Ma hindan alati inimesi, kedel puudub igasugune eneseteadlikkus. Ja sul pole paremat näidet. Ja sul pole paremat näidet maailmas. Kellest sa räägid? Aitäh sulle, et sa mu mõtet kinnitasid. Ma arvan, et me saame sellega töötada. Nii et kallistame üksteist. Ja lepime kokku, et meil on koos imeline tulevik. Daamid ja härrad, need inimesed lähevad taevasse.